Tere õpilased! Viimased 14 aastat on Eesti Vabariigis tähistatud veteranipäeva. Veteranikuu on aprill ja veteranipäev on 23. aprill. Ennem kui ma teile räägin, kes on veteran ja mis selle kuu jooksul veterani üritustena tehakse, ma tutvustan natukene iseennast. Olen Enn Adoson, olen tänaseks reservväelane ja olen veteran. Eelmisel aastal sai minu peaaegu 31 aastat kestev kaitseväeteenistus läbi. Ma läksin reservi ja sellest olen ma tänaseks reservväelane. Oma teenistuse jooksul käisin ma 4 erineval välisoperatsioonil ja see tegi minust veterani. Nüüd räägiks ma teile kõigepealt sellest, kes on veteran ja kuidas see kõik 14 aastat tagasi alguse sai. Kuigi Eesti sõdurid on käinud välismissioonidel alates 1995. aastast, sai ametlikult Eestis kinnitust veteranipoliitika 2012. aastal, kui Kaitseministeerium kinnitas ametliku dokumendi veteranipoliitika. Veteranipoliitika järgi on veteranid kõik kaitseväelased, kaitseliitlased, kes on osalenud välisoperatsioonidel või Eestis teenistuse käigus saanud püsiva tervisekahjustuse. Ehk siis veteranide seas on nii tegevväelasi kui ka võib olla veteranide seas neid tublisid kaitseliitlaseid, kes on ainult, või mitte ei saa öelda ainult, aga on teenistusest, oma igapäevaste tegevuste kõrvalt, teevad ka riigikaitselisi tegevusi nädalavahetusel vabatahtlikena, kui ka võib olla ka ajateenistuses püsivad tervisekahjustuse saanud ajateenijad. Nii et veterane võib olla ümber meie igal pool ja väga palju erinevaid. Tänaseks on meie seas veterane 3800 ja kahjuks on ka mõned seal ajateenistuses viga saanud veteranid, aga neid on meil õnneks vähe. Nüüd, keda veel ajateenijad või veteranide seas võib kohata, te võite näha enda ümber päris palju veterane, kes ei kanna igapäevaselt vormi, kes on ka nagu mina tänaseks kas reservväelane või siis üldse juba erru läinud. Näiteks on veteranide seas koolidirektoreid, tunnen ise paari isiklikult. Meie veteranide seas on päris palju edukaid ettevõtjaid ja nagu ma võin näidata ka siit, on ka veteranide seas kunsti harrastavaid inimesi. Nii et veteran võib olla igaüks meist, olenemata sellest, kui kaua ta on teenistuses, kui ta on käinud välisoperatsioonil või saanud teenistuses viga, püsiva tervisekahjustuse, on ta veteran. Nii et tänavapildist ei pruugigi kohe ära tunda, kes on veteran. Nüüd veteranikuust ja võib-olla olete näinud, et aprillikuus on hästi palju reklaami, näidatakse televiisoris, müüakse poodides selliseid sinililli. See on ametlik veteranide sümbol. Kui veteranide poliitika kinnitati, siis kuulutati välja konkurss, mille käigus otsiti toetussümbolit veteranidele, millega siis veterane tunnustada. Ja sellele konkursile laekus väga palju erinevaid töid. Ja üheks tööks oligi see sama sinilill, mis siis lõpuks välja valiti. See oli kunstniku Heino Brunsveldi töö ja ta oli inspireeritud mütsimärgist. Ja see mütsimärk on siis selline, mis on ja sellest kujunes siis välja see idee teha veteranide sümboliks sinilill. See sai kinnitust ja tänase päevani on siis juba 14. aastat on siis veteranide sümboliks sinilill. Nüüd
veteranikuu ja mida sellel kuul siis tehakse? veteranikuu on meil siis ametlikult aprill ja selle aprilli jooksul siis Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu eestvedamisel koos Naiskodukaitsega on läbi kuu kestev kampaania, sinilille kampaania Anname au. Kindlasti olete seda ka juba kas televiisoris või tänavapildis kuskil kuulnud, näinud. Ja nüüd ma natukene räägin, mis siis selle kuu jooksul tehakse. Selle kampaania eesmärk on tunnustada Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ja nende lähedasi. Ja tunnustada siis selliselt, et soetada endale sinilill ja kanda seda ja näidata siis veteranidele, et te hoolite ja tunnustate neid selle panuse eest, mis nad on andnud Eesti riigi kaitsesse ja julgeolekusse. Veteranikuu jooksul toimub väga palju erinevaid üritusi ja nende üritustel osalemistasud ja nende samade lillede müügist ja erinevate sinililletoodete müügist koguneb annetus ja see annetus antakse igal aastal see annetus tehakse igal aastal kindlaks sihiks. Ja aastast aastasse on olnud nendeks kampaania sihtideks on olnud tervisesport, taastusravi, vaimne tervis ja veteranide enda toetamine. Ja sellel aastal on see samamoodi, me toetame nende kogutud annetustega taastusravi. Ja sellel aastal tahame siis osta ja koguda raha ja kogumegi raha siis taastusravi seadmiks, mis läheb Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Veteranid juba esimesest aastast peale otsustasid, et nad ei taha seda raha kõike enda jaoks, vaid nad suunavad selle tagasi ühiskonda. Ühiskond toetab neid kandes sinilille, tehes väikse annetuse ja veteranid annavad omalt poolt selle osa tagasi ja toetavad ühiskonda. Sest kõik need seadmed, mis aastate jooksul on soetatud ja neid 13 aasta jooksul on neid soetatud peaaegu 1 miljoni euro eest, on üle Eestimaa laiali erinevates taastusravikeskustes, erinevates linnades spordirajatistena, nii et veteranid annavad ka oma panuse tagasi ühiskonda. Sest sa kunagi ei tea, millal sul seda vaja võib minna, kellel seda vaja võib minna, siis kõik abivajajad saavad sellest annetusega soetatud asjadest toetust ja abi. Nüüd kampaaniast lähemalt siis meie traditsioonilisemaks tegevuseks, mis on esimesest aastast peale toimunud, on sinilillejooks. Sinilillejooks on siis 3,2 kilomeetrit, mille distants on siis tulnud sellest, et Kaitseväes nii ajateenistuses olles kui tegevväelased peavad läbima iga aasta, kas siis erinevalt, kas 1 kord aastas, 2 korda aastas, üldfüüsiliste võimete testi, mille üks osa on 3,2 kilomeetrit jooks aja peale. Sellest on ka tekkinud traditsioon sinilille jooksul, kus joostakse siis 3,2 kilomeetrit. Nüüd ei ole vaja ära ehmatada, kuna tegemist on heategevusliku jooksuga, siis kõik võivad seal osaleda, kellelgi ei öelda, kui kiiresti ta peab jooksma, kõik jooksevad täpselt nii kiiresti, kui nad ise tahavad. Ja me oleme seda jooksu üritanud niimoodi organiseerida, et seal ei pea üldse jooksma, sa võid ka käia, kui sulle ei meeldi joosta, võid teha seal kepikõndi ja isegi ratastooliga inimestele on see rada läbitav. Nii et võistlust ei ole ja kõigi jaoks kõik saavad valida enda tempo ise ja joosta nii kiiresti, kui nad tahavad. Neid jookse on erinevalt aastast kas 3 tükki või 4 tükki. Igal aastal me proovime teha jooksud pühapäevasel päeval, et inimestel oleks aega tulla välja ja seda toetust näidata veteranidele selle jooksul osalemisega ja siis selle osalustasuga ka panustada kampaania sihti. Nüüd sellel aasta jooksud olid meil esimene Rakveres,
nüüd tuleb kohe-kohe teine Tartus ja viimane on 19. aprillil Tallinnas, kust siis veel saavad kõik osa võtta. Siis on meil välja kujunenud traditsiooniline, juba 3. aastat on meil discgolfi sari, kus siis on võimalik panna ennast proovile discgolfi rajal. Ja seda me oleme ka planeerinud nüüd nende 3 aasta jooksul selliselt, et pere saab tulla välja, veeta terve nädalavahetuse ühes piirkonnas, näiteks kui me jookseme pühapäeval Tartus, siis võimalik laupäeval mängida Tartus ka discgolfi. Ehk siis saate ära sisustada terve nädalavahetuse perega, kellel meeldib discgolfi mängida, kellel meeldib joosta. Siis on meil veel väga palju üritusi, mida Naiskodukaitse, nagu ma alguses ütlesin, siis Naiskodukaitse on meie suur kampaania partner, kes siis üle Eesti vastavalt oma piirkondadele teevad väga palju selliseid heategevuslikke üritusi, kus siis on inimestel võimalik osaleda ja teha siis see väike annetus selle kampaania sihi jaoks. Nüüd paaril viimasel aastal on ka toimunud Sinilille oksjon. Sinilille oksjon on siis osta.ee keskkonnas, kus te saate siis vaadata, kuhu on pandud väga palju huvitavaid asju, mida siis on võimalik oksjoni korras endale soetada. Ja raha jällegi läheb kõik selle kampaania sihi tarbeks. Nüüd selle kuu jooksul on, nagu ma ütlesin, väga palju üritusi, mida Naiskodukaitse korraldab ja neid täpsemalt te saate vaadata ka Naiskodukaitse kodulehelt ja rohkem informatsiooni kampaania kohta saate vaadata ka annameau.ee kodulehelt. Aga üks kindel asi ja traditsioon, mis on välja kujunenud veteranipäeval 23. on siis Tapa sõjaväelinnakus on mälestustseremoonia kõikidele hukkunud ja langenud kaitseväelastele, veteranidele. See mälestuskivi või siis see monument, mis sai kunagi Afganistanis langenud sõdurite jaoks ehitatud, toodi Afganistanist Eestisse ja see on täna Tapa sõjaväelinnakus ja traditsiooniliseks on kujunenud, et selle juures on alati 23. aprillil, kui see on siis veteranipäev, toimub mälestusüritus, kus siis võtavad osa nii langenud sõdurite kamraadid kui vanemad ja ka president on seal tavaliselt kohal. Ja selle päeva lõpetab meil tavaliselt 23. veteranirokk, ja see veteranirokk on kõigile tasuta ja siiamaani on ta olnud meil tavaliselt väliüritus ja on liikunud erinevatest linnadest, me oleme käinud selle rokiga Tartus, me oleme olnud Rakveres, me oleme olnud Tallinnas. Ja sellel aastal on see natukene teistmoodi ja see veteranirokk toimub Unibet Arenal Tallinnas. Ja nüüd, kui teil tekkis huvi sinna veteranirokile minna, ja ennem kui ma nende osalejateni jõuan, siis sellel aastal on see natukene teistmoodi, te peate soetama sinna pileti. Pilet on küll tasuta, aga te peate minema läbi piletilevi, valima sealt endal rokipiletid ja siis, kui on maksmise koht, siis te saate selle 0 euroga. Ja kes siis esinevad sellel aastal veteranirokil? Veteranirokil esinevad meil sellel aastal Lenna koos sõjaväeorkestriga, Laura Prits, siis on 5 rock-bändiga ja Reket. Nii et lava peal on päris palju häid esinejaid ja kutsun teid kõiki osalema ja kuulama tulema siis veteranirokki. Nii, ja nüüd ma olen ära rääkinud siis, kes on veteran, mida me veteranikuul teeme. Ja traditsiooniline on ka see, et mul on võimalik siis esitada küsimusi ja siin on ka siis mõned küsimused, mis ma siis loen ette ja vastan teile. Kas veteranid on vennaskond?
veteranid on vennaskond kindlasti. Ja see vennaskond on, kui me kõik oleme koos veteranid, siis need vennaskonnad võivad ka välja kujuneda väiksemate gruppidena, aga kindlasti veteranid on üks suur ja sõbralik vennaskond. Ja miks ma ütlen väiksemate gruppidena, on ka see, et on erinevad missioonid ja erinevate sõduritega käiakse erinevatel missioonidel ja võib kujuneda välja selliseid väiksemaid missiooni vennaskondi, aga suures pildis oleme me ikkagi kõik üks suur veteranide vennaskond. Kuidas toetavad veteranid üksteist? No veteranid toetavadki üksteist sellega, et nad on alati olemas teineteise jaoks, kui on vaja. Ja alati saad teisele veteranile helistada, kui sul on mure. Ja siia ongi väga tähtis, et veteranid ei tohiks jääda oma muredega üksi ja selle jaoks veteranid peavadki üksteisest hoolitsema, et kamraadid ei jääks üksi oma muredega. Mis on teie veteranikuu kõige lemmikum tegevus? No mulle meeldivad kõik tegevused, mida veteranikuul tehakse, kuna ma ise olen ka seotud Eesti Vigastatud Võitlejate Ühinguga ja olen väga tihedalt seotud kõikide nende üritustega, mis veteranikuu raames tehakse, siis mulle meeldivad kõik. Ma tahaks jõuda kõikidele üritustele, aga kahjuks kõikidele ei jõua, sest tõesti üritusi üle Eesti on väga-väga palju. Milline on olnud sinu kõige meeldejäävam kogemus teenistuse jooksul ja miks just see? See on väga hea küsimus. Ma oma peaaegu 31 aasta teenistuse jooksul, kui nüüd teha kiire arvutus, ma olen täna 50, peagi 51, siis see näitab, et ma enamus oma elust olen veetnudki teenistuses. Nii et ma olen pidanud võtma kõiki neid päevi selliselt, et ma seda naudiks, mulle see meeldiks, mida ma teen. Ja ma arvan, et ka need missioonid on kõik olnud väga erinevad. Ma olen osalenud operatsioonil Kosovos koos itaallastega, karabineeridega. Ma olen olnud Bosnia-Hertsegoviinas koos meie partneritest taanlastega. Ma olen olnud Iraagis koos meie liitlastega, ameeriklastega ja olen olnud Afganistanis koos Ühendkuningriigi sõduritega. Nii et need kõik missioonid on olnud minu jaoks erinevad, need ülesanded on olnud erinevad, see piirkond on olnud erinev, kõik see tegevus on olnud erinev ja ka ohuaste on olnud erinev. Et mõni on olnud ohtlikum missioon, mõni on olnud vähem ohtlikum missioon. Aga ma olen neid võtnud kõiki kui ühte suurt õppetundi ja võtnud nendest kõikidest kaasa midagi sellist, mida tõesti võib-olla iga päev Eestis olles ei saa. Nii et mul kõik see minu teenistus 30 aastat on olnud minu jaoks meeldejääv läbimine või siuke rännak. Nii. Miks toimub just veterani rock ehk kuidas see sai alguse? Veterani rock paneb siis sellele veterani kuule, kuigi kuu läheb veel edasi, aga paneb sellise punkti. Ja see veterani rock sai alguse sellest, et tegelikult on läbi aastate käinud erinevad Eesti artistid missioonipiirkondades missioonil olevatele sõduritele laulmas, esinemas siis, ütleme nii. Ja sellest kujunes ka see veterani rocki traditsioon, et need samad esinejad alguses siis esinesidki seal veterani rockil. Hiljem küll tuli sinna juurde esinejaid, mis on täiesti okei, et sa ei peagi olema käinud missioonil laulmas selleks, et saaks veterani rockil laulda, vaid veterani rockil saavad kõik esinejad laulda, kes ikkagi selleks nagu soovi näitavad. Ja ma arvan, et see on siuke äge üritus, kus veteranid saavad kokku tulla, nende lähedased saavad kokku tulla, kõik, kes tunnevad muusika vastu huvi, saavad kokku tulla, et seal ei ole ühtegi piirangut ja ma arvan, et see on siuke mõnus õhtu, mida veteranide ja sõprade seltskonnas nautida. Nii.
kas veteran on veteran vaid aprillis? Kindlasti mitte. Aprill on lihtsalt see, kus me näitame seda toetust ja näitame seda veterani natukene rohkem, aga nagu ma ennem ütlesin, siis veteran jääb veteraniks olenemata sellest, mida ta teeb. On ta siis koolidirektor, on ta siis kunstnik, on ta siis lihtsalt reservväelane, et veteran jääb veteraniks ka teistel kuudel. Miks on veteranikuu just aprill? Ma mäletan seda, kui seda päeva otsiti ja väga palju oli erinevaid kuupäevi, et mida siis täpselt ja milline päev siis võiks olla. Ja see päev jäi 23. aprilli peale, kuna 23. aprill on ka Püha Jüri päev, siis kuna Püha Jüri on siis ka kaitseväelaste pühak või sõjameeste pühak, siis see valik jäi 23. aprilli peale. Ja selle päeva raames ka Tori kirikus alati käiakse ja seda Püha Jüri päeva ka tähistatakse. Nii et sellepärast on ta aprill. Kas veteraniks olemine annab eeliseid kaitseväe karjääris? Kaitseväelises karjääris ta otseselt eeliseid ei anna kui karjääri mõistes, aga kindlasti annab sulle eeliseid sinu oskustes ja teadmistes. Et kui sa oled osalenud erinevatel missioonidel, sa saad igalt poolt erinevaid kogemusi ja see kindlasti annab sulle kogemuse pagasid, millega on ka pärast hiljem Eestis teenistuses lihtsam ja parem hakkama saada. Ja loomulikult iga missioon ka sind vaimselt valmistab ette järgmisteks ülesanneteks teistmoodi, nii et ma ütleks, et karjääris ta ei anna eelist, aga sinu enda seisukohalt teadmistes ja nendes asjades, vaimsetes asjades kindlasti. Kus mina kaitseväeteenistuses olin? No kui ma nüüd siin üles kõike lugema hakkan, kus ma oma teenistuse jooksul olin, siis võib minna päris pikaks, aga ma proovin siis võtta natukene kokku oma teenistust. 1994. aastal siis ma alustasin oma teenistust ajateenijana. Minu ajateenistus kestis 12 kuud ja ma olin Paldiskis Põhja üksikus jalaväekompaniis. Tänaseks seda väeosa enam ei ole. Paldiski kui Eesti Kaitseväe väeosa on veel alles, aga Põhjakompaniid sellist enam ei ole. Sealt liikusin ma edasi Kaitseväe lahingukooli, tollase nimega oli ta Kaitseväe lahingukool, kus siis õpetati Eesti allohvitsere ja reservohvitsere ja olin seal instruktoriks 1,5 aastat. Õpetasin seal seersante ja lõpus oma viimase aasta õpetasin veebleid. 1,5 aastat õpetasin veebleid. Sealt edasi liikusin ma Tagala-pataljoni, kus ma siis olin õppekompaniis ja õpetasin ajateenijaid. Ja Tagala-pataljonist liikusin ma siis juba rahuoperatsioonide keskusesse, kus oli siis minu esimene ettevalmistus 1999. aastal minu esimeseks missiooniks Kosovosse. Peale seda liikusin ma Balti pataljoni, mis asus ka Paldiskis. Ja Balti pataljon oli selline, ütleme siis väeosa, mida tänaseks jällegi ei ole, oli 3 riigi koostööprojekt, kus oli Eesti, Läti ja Leedu kompanii. Kompanii me räägime siis kuni 200 sõdurit. Üksus, mis siis oli 3 rahvusest kokku pandud. Eesti kompanii Eestis, Läti kompanii Lätis ja Leedu kompanii Leedus. Ja seal ma olin siis kompanii veebel A jalaväekompaniis ehk siis Eesti kompaniis. Peale seda läksin ma Bosnia-Hertsegoviina missioonile, tulin tagasi ja siis oli loodud Scouts-pataljon
ja siis ma liitusin Scoutspataljoniga ja olin seal kuni ametikohani pataljoni veebel. Peale seda liikusin, või vahepeal Scoutspataljoni vahepeal käisin siis Iraagi missioonil ja tagasi tulles jätkasin teenistust Scoutspataljonis ja sealt edasi juba esimese jalaväebrigaadi veebli ametikohale. Ja siis ma käisin Afganistanis ja peale Afganistanist tagasi tulles oli mul võimalus teenida ka 4 aastat Hollandis NATO väejuhatuse staabis, kus ma siis teenisin staabi allohvitserina 4 aastat koos Eesti kindraliga ja sealt tagasi tulles läksin ma siis Kaitseväe peastaapi ja 2019 sai minust Eestis siis teine Kaitseväe veebel ja 2025 augustis ma siis oma teenistuse lõpetasin Kaitseväe veeblina. See oli sihuke kiire kokkutõmme minu 30 aastast siis. Nii, aga ma vaatan, küsimustega oleme põhimõtteliselt lõpule jõudnud ja ma omalt poolt tahaks siis teid üles kutsuda ka toetama veteraane. Soetage lill või kui teil on see lill juba olemas eelmisest aastast ja te ei taha uut lille osta, siis pange see vähemalt rinda ja näidake siis toetust veteranidele. Ja meid saab jälgida sotsiaalmeedias, anname au, me oleme Instagramis, me oleme Facebookis, nii et kanname sinilille ja anname veteranidele au. Aitäh teile!